Hei! Sellel nädalal on meil olnud nii palju koolitusi, nii palju materjali, mida läbi hakkida, aga nii nagu ma lubasin sulle, et igal laupäeval meie Kõik Plussis programmis sa saad sellise eriväikese koolituse, väikesed juhised, et kuidas edasi sammuda. Ja tänane teema on, kuidas siis tõesti kust saada uusi kliente, kust neid leida ja kõige tegelikult olulisem ongi see, et tegelikult sa pead ise teadma, et millist klienti sa soovid. Need ajad on ammuilma möödas, kui lihtsalt, nagu me oleme rääkinud, kas lihtsalt kuskile visata kataloogi või öelda, minult saab Oriflame'i. Et inimesed soovivad nüüd konkreetselt teada, kuidas sinu toode, sinu teenus neid aitab. Ja mis on ka hästi oluline, et tõesti mõtle ära läbi, milline on see sinu klient, keda sina soovid. Et see toode, mida sina pakud, millist klienti see kõnetab. Ja eriti just, kui me mõtleme näiteks wellness tooteid, siis milline klient tarbib wellness tooteid. Ehk et ka võib-olla see mõte sulle, et sa ei pea ilmtingimata mingit inimest muutma selleks, et ta ostaks sult wellness tooteid, ehk et talle kuidagimoodi nagu hirmsasti selgeks tegema, et miks ta seda peaks, kui tal absoluutselt seda soont ei ole. Et kui inimene käib tööl, on aktiivne, teeb sporti, ta on huvitatud heast võib-olla kehakaalust, välimusest, et siis pakkuda talle seda toodet, et võib-olla, et ära mine seda kõige raskemat rada, et 4 aastat ümber õpetada kedagi mingit toodet tahtma, vaid pigem leiagi see inimene, leia need võib-olla huvigrupid. Ja kindlasti on see, et sa peaksid oma klienti mõistma ja tegema siis sellele kliendile oma toote vajalikuks. Meil on ju peamiselt 2 tootegruppi, Novage ja wellness tooted, mida tasub siis, millele me võimegi öelda, et sellel on nagu oma sihtrühm olemas, ehk et sa saadki otsida just nimelt seda klienti, kellele pakkuda Novage'i endast hoolivale naisele, miks ka mehele, eks ole, wellness tooteid ka, et töötavale inimesele või siis hästi sportlikule, et sa saad endale ka võib-olla, me oleme hästi pikalt seda ju rääkinud, et soovitame endale mõelda väga konkreetselt selgeks see, milles oled sina kõige parem, milles sina oled loonud või hakkad looma või arvad, et suudad luua, kui veel ei ole loonud enda persooni brändi. Ehk et oleme ka maininud ju seda, inimene ei osta seda toodet, vaid inimene ostab ju sind. Ehk et milline sina ise oled, millise kuvandi sa teistele jätad. Ehk et me oleme ju need natuke need influencerid, et kuidas inimestele ennast mõjuvaks teha, aga sa saad eelkõige teha nendes kategooriates, kus sa ise oled tugev. Minule näiteks tõesti meeldib wellness kategooria, mulle meeldivad wellness tooted ja ma tunnen seda, et mitte, et ma tean läbi ja lõhki astaksantiinist või millestki muust, aga nii nagu ka, mis oli meil kolmapäeval, eks ju, ilufestivaliga Jessica ütles, et kui sa teed seda tõelise poweriga, entusiasmiga, inimesed saavad aru, et sa seda niimoodi fännad, et nad lihtsalt, sa müüd läbi selle.
et sellepärast on oluline mitte vaadata kõrvalt näiteks, et ma ei tea, et Kadrin promos wellnessi või ma ei tea, kes tegi meigikursust. Ei, mõtle, milles sina oled hea, sest kui sina tahad uusi kliente endale saada, siis see algab sinust. Ma tean, et see võib sulle praegu tunduda selline mõttetu jutt, mida sa oled juba palju kuulnud, aga see on tõsi ja sellele peab lihtsalt rohkem ja rohkem panustama. Ma ei ütle, et sa peaksid tegema meeletult suvalisi Facebook live. Ei, see ei tähenda seda. Sa võib-olla võidki oma klientidele või kui sa kliente otsid, suunata neid, võib-olla sul on mingid kinnisemad koolitused, Zoom-keskkonnas, eks ju, või jätad endast lihtsalt sellist mingit huvitavat märki maha Facebookis või siis mujal sotsiaalmeedias ja kõik see muidugi peab kokku minema ka sinu tavaelu rütmiga. Ehk et see, kuidas sa tavaelus ka teistele siis võib-olla kuvad. Ja sul on ju olemas nüüd oma nii-öelda see vastutuspartner, ja enamusel on ju need mitte oma liidrid ja mitte oma tiimist, et võib-olla võidki ka küsida, et kuidas sina teisele inimesele, millise kuvandi sa endast oled jätnud. Ja kui nüüd mõelda, et kus need kliendid on, kui ma mainisin, sinu kliendid on igal pool, aga sa pead ise välja mõtlema, kes on sinu sihtgrupp, kelleni sa üldse soovid jõuda, kes on need inimesed, keda sa tahad. Jah, võib-olla soovitada need sõprusringkond ja nii edasi, aga juhul tõesti, kui sul, ütleme niimoodi, et kui sul see ring on täis, siis kust edasi sa uusi inimesi leiad. Ja mõtle seda ka, et kui sa nüüd valid, ütleme, kas see on wellness näiteks, eks ju, et kuidas sa ennast esitled, kuidas sa toodet esitled, kuidas sa teed selle inimese jaoks apetiitseks. Sa ise pead mõjuma apetiitsena, sa pead selle talle maha müüma. Sina, mitte see toode. Ja ka teenuse osas, kui sa pakud terviseteste, näonahateste, jumestuskoolitust, jälle see kõik, nii-öelda see sinu standard, sinu kvaliteet, sinu võib-olla inimestesse juba selline suhtumine, kõik see, ma ei ütle, et sul halb suhtumine on, mitte seda, aga võib-olla ongi see, et vahel võib-olla me liialt, Elina eile ka mainis, et võib-olla et me peame olema inimesele nagu selles mõttes meeldiva nagu teenindajana või selline, et tema on nagu klient, aga samas me peame jääma ikkagi hästi konkreetseks ja mitte nagu selliseks lunijaks, et tule nüüd palun, vaid pakud inimestele võimalusi osaleda. Kui sul ei ole iseendal mingeid üritusi, siis ma kohe, enne kui ma ära unustan, siis mainingi, et ma mainisin ju eelmisel laupäeval, kui me programmiga alustasime, et koolitused, mida me siis sellel ajal teeme, meie poolt, eks ju, on sinule siis tasuta. Ja lubasin ka seda või mõned, kes mul oli siiralt tegelikult kahju, et meie selle nädala esmaspäevasel wellness koolitusel oli nii vähesed kohal, sest wellness, ma isiklikult julgen arvata, et see ei ole meie kõikide kõige tugevam pool, aga see on kõige suurema müügi potentsiaaliga ja kuidas saada uusi kliente. Nahahooldus väga tihti on mõnedele inimestele väga selline, väga selline lihtne vomaruga nad teavad või neil on kosmeetik või mis iganes, aga et just need tervisetooted, ma küll olen täiesti kindel, et see on selline uus suund, kus sa kliente saad, aga
siin sa ei pea olema super ekspert, aga sa pead tooteid tundma, sa tead, millist toodet kellele kuidas soovitada, sa pead neid ise fännama, ehk et tegelikult see nii-öelda tervisetoodete müük on kõige kasumlikum, just kuidas leida ka uusi kliente, nendele kõige huvitavam, aga sellega pead natuke tööd tegema. Ja sellepärast sul on nüüd, kes ei käinud siis sel esmaspäeval, sellel kuul tuleb veel üks võimalus, see on 28. mis on esmaspäev ka, 28. septembril ja selle ürituse nimi on siis nii-öelda toit ja tants ja meil tuleb siis põnev hinnatud ka selline Kuuba tantsutreener, teeme liigutame ennast, õpime selgeks koduseks liigutamiseks, räägime toitumisest, vitamiinidest ja saab teha ka kehatesti. Muidu on see ju teistele tasuline, nagu me oleme öelnud, ega peab, see on meie teenus, see on meie aeg, see on meie raha, et see koolitus on teatud väikse tasu eest, aga teile, kes te olete pluss, kõik nii-öelda plussis grupis, teile on tasuta ja ma mõtlesin nüüd, et teil oleks lihtsam, kuidas kliente võib-olla saada ja peibutada ja just wellnessiga ja saada neid nagu wellnessi tarbima. Ehk et need kliendid, kes on sul nüüd siis septembris liitunud või siis liituvad, et ja on mingisuguse tellimused teinud, siis nendele on ka see üritus, saad nad siis kaasa võtta. Ma tean seda, et ega sul neid ju, kes sel päeval ja tulla saavad ja nii palju ei ole, aga püüagi leida siis ja selle peibutise sa saad välja visata. Ma homme panen ülesse küll kõik täpsemad andmed, kuulutused, et mida sa saad siis ka jagada, ehk et kui sa ise võib-olla ei suuda selliseid või polegi nii võib-olla sul pole nii palju kogemust või kui sul ei ole ka selles mõttes mõttekas ju üksinda seda teha, eks ju, et siis sa saadki mõnusasti oma inimestega vähemalt nii-öelda peibutisena välja visata ja kes ja uued siis saavad tasuta tulla, aga see on loomulikult siis ka kõigile teistele sinu tiimis, ehk et sa saadki seda wellnessi rohkem promoda. Nii et mõtlegi just seda, kuidas ka sinu nii-öelda, mis tagab selle, et sinu sõnum kohale jõuab, ehk et sa ei saa seda nagu iga päev oma sõnumit muuta, eks ju, et sul võib olla mitu, Oriflamil ju ka meil tootevalik on suur ja lai ja võib-olla sa ise oledki hea ka meigikoolituste tegemises, kehatestid, näonahatestid, aga ma olen täiesti kindel, et ühes asjas oled sa nagu või üks kategooria lihtsalt kuidagi meeldib sinule kõige rohkem ja sellest rääkida. Nii et mõtle see välja, siis sa saad inimesed ka reaalselt, paneb neid inimesi ostu tegema. Ehk et sa ei ole mitte lihtsalt mingisugune kaupmees, vaid sa jätadki endast sõnumit, et sinuga koos mida iganes sa siis pakud, eks ju, nende elu muutub paremaks. Muidu sa uusi kliente tänapäeva maailmas pika nii-öelda, võiks öelda sellise, et järjepidevat tellijat muidu on ikkagi väga raske saada. Ja muidugi me täna räägime peamiselt, eks ju, uute klientide hoidmisest, aga tea ka seda ja me oleme öelnud, et Sarpio kohaselt, et sa olemasolevatele ära liiga palju panusta, aga kindlasti on ka see oluline, et see kliendi hoidmine, see hea klient, kelle sa juba saanud oled, tema hoidmine, nii et vaata, et sa ei pea neid tüütama, eks ju, liiga palju või kui sul on juba oma tiimid ju all ja teil kõigil on, et
et sa ei pea iga päev talle helistama, et no mitu punkti tellisid ja mida sa tellisid ja, aga suuna, eks ju, nii nagu meil oli rahvusvaheline ilupäev, suuna vaatama või teisipäevased tootekoolid, eks ju, või siis neljapäevased ärikoolid, paku talle võimalust, et ta saab sellise, kuidas öelda, nagu no stress, et nagu pingevabalt osaleda meie üritustel, saada sellest osa, eks ju, et mõtle ka see, et sinu olemasolev klient kui ka uus klient ja uuele kliendile tõesti sellised väikesed peibutised, väikesed töötoad võib-olla, mis sa mõtled oma keskis teha, kas või selline, et ma ei tea, mõttering, miks kasutada astaksantiini, et mis on see astaksantiini toime, et mis teeb nii eriliseks, et siin sügisperioodil, kui on viirused ja kõik, miks seda peaks kasutama. Jälle sa ei pea täpselt seda mingit laivi hakkama tegema, eks ju. Vahel need laivid vahel on need ka mõjuvad võib-olla liiga odavana, et sa mõtle, millal ja kui palju sa neid teed, aga et võib-olla ongi see, et sul on nagu mingil õhtul on selline väikene töögrupp, selline töötuba, et inimesed saavad sinu Facebooki, võib-olla sa lood mingi eraldi grupi või et panedki Zoom lingi, et vot seal sina siis nende teemade üle arutled. Ehk et see, kuidas saada ka võib-olla uusi kliente, eks ju. Et me teame, ainult tootepilte ei müü, et kuidas sa just selle enda, sa pead, et inimene sind usaldab. Ja et olemasolevatele klientidele kindlasti ongi see, et paku ka nii-öelda neid uusi teenuseid ehk et ja tooteid on ju, et väga paljud ei olegi üldse, ma arvan, olemasolevatest klientidest, just nendele peab ka eriti palju wellnessi rääkima, sest see on nendele ka päris võõras. Ja kuidas siis veel paar mõtet sulle täna, ehk et millest ma juba rääkisin. Ütlen nüüd 6 mõtet, millele sa peaksid keskenduma, kust uusi kliente leida. Kõigepealt huvid, mida ma just mainisin, mõtle ära enda see ekspertvaldkond, milles sina tegutsed ja milliseid kliente sina tahad saada. Siis sa need saad, olgu nendeks kas või noored, oled sa näiteks ise lapseemme või mis iganes sinu sihtgrupp on näiteks kodus olevad emmed lastega või koduperenaised või mis iganes, vaatad Facebooki grupid, ostad nii-öelda siis möllid ennast sinna sisse, võib-olla oma piirkonnas ka, kui sa teed mingisugust vahvat sellist võib-olla mingit kuulutust, väikest töötuba, see võibki olla ju tasuta, sa jagad lihtsalt oma nippe ja seega sa saad nagu ennast promoda, eks ju. Ostad võib-olla väikse, kuidas on see reach, eks ole, et tasuliseks oma kuulutuse. Kui sa ei tea, kuidas seda teha, no siis sul on ju sinu tiimis ja sinu pere ja see on sinu nii-öelda ju see meie oma business, eks ju, et me peamegi mõtlema, olema loovad, et me ei saa päris kõike niimoodi ühe stambiga teha, et ma ütlen, et täna nüüd kõik tehke vot selline live, eks ju. See ei toimi nii, sellepärast, et te olete kõik erinevad, et see lihtsalt ei toimi nii. Siis, mis on number 2? Tunne oma väärtusi. Ehk et siin ongi see, et ole küll selline nagu teenindaja, ole meeldiv, aga tunne oma väärtusi. Sa tead, kui hea sa ise oled selles valdkonnas. Sa tead, kui head on meie tooted, need, mida sa teistele soovitad. Ja sa mõtled, milliseid kliente võtta. Ehk et ära võtagi absoluutselt kõiki. Mõtle enda peas, millist klienti sina tahad, millistega teie huvid kattuvad, ehk et kuidas sa saaksid luua selle hea suhte, sest see on ju, müük on suhted, eks ju, rääkis ju ka Katrin ja väga paljud inimesed kolmapäevasel ilufestivalil. Et sea ka inimesele tingimused enda nagu, et kuidas, et räägigi endast, millist on sinu nõudmised, ma olen selle ala see tegija, eks ole, mitte nagu ülbelt peale lennata, vaid mõnusalt, et inimene teab, et sina oled see väärtus ja sina saad talle ka lisaväärtust
pakkuda, ehk et see koostöö, see klapp, see on oluline uue kliendi leidmisel. Ma ei räägi lihtsalt kaubanduskeskuses mööda jooksvaid inimesi, ma räägin seda, et kui sa tahad reaalset klienti saada, siis sa pead selle nimel iga päev töötama, et saada pikaajalist lojaalset klienti. Nii et tea enda väärtusi ja vali endale kliendid. 3, ole ise aktiivne pool. Seda nüüd soovitatakse ka mitte ainult otsemüügis, vaid kõikjal müügis, ehk et ole ise see, kuna meie toode ei ole ka igal pool väljas, eks ole, siis meil on ka nii-öelda nagu nišitoode, ehk et sa pead selle inimese siia kauplusesse tooma, eks ole, oma kauplusesse siia, et sa pead ise tõesti nagu suhtlema ja vaeva nägema, et klienti leida. Ja sellepärast me ütleme, et otsemüük, jah, öeldakse, et see on kõigile võimalik, aga siin peab olema loov, siin peab olema tarmukas, siin peab olema aktiivne ja siis sul õnnestub. Ole selgesti mõistetav. 4. Ehk et nagu ma ütlesin, kui sa iga päev midagi totaalselt eri asja pakud võib-olla, eks ju, kui sa ei ole endale juba seda brändi loonud, siis sa ei ole võib-olla nii usutav. Kui mina näiteks enda osas ütleksin, kuna 22 aastat ja enamus on seda, ja ma olen ka järjepidevalt nii Facebookis kui päriselus seda promonud niimoodi, siis paar valdkonda, et siin nahahooldus, vahel mingi meigi asi ja tervise osa okei, aga kui sa oled võib-olla alles alustavam või sa igapäevaselt ei tegele nii-öelda põhitööna ju Oriflameiga, siis kindlasti vali endale see nišš, ehk et sa oleksid ka selgesti mõistetav, ja et klient, et sa oskaks seda, mida sa soovitad, sa oleks selleks hea, ka olgu see siis wellness-tooted või nahahooldus, loomulikult, et sa ise kasutad neid ja sa oskad sellest rääkida ja oskad sellest rääkida hingestatult, energiliselt, et sa pead inimesele selle maha müüma, et miks ta peaks sinu toodet ostma. Lihtsalt öelda, et Novage on hea. Teate, see on so old, see ei toimi enam absoluutselt. Nii et mõtle, miks peaks sind valima. Ja muidugi sa pead vaatama ka viimaseks siis turgu, mis toimub meil maailmas, kosmeetika, tervisetoodete turul, eks ole, kui ka elus üldse praegusel ajal eriti. Ja peadki vaatama, et kuidas siis vastavalt ennast sotsiaalmeedias promoda. Ja sellepärast ma ei väsi kordamast, praegu on ülimalt hea aeg rääkida just tervisetoodetest ja eriti just, et lihtne, selge üks asi, astaksantiin või võta siis näiteks Omega või mis iganes, eks ju, mis sulle tundub, et see on praegu aktuaalne, see on vajalik, see on nagu müüginumber, tõin lihtsalt näitena, see võib olla näonahahooldus, mis iganes, eks ju, see võib olla meigi mingisugust, just ekraani meik või, et mõtle, kuidas sa seda teed. Ja kindlasti on selline Facebook ja sotsiaalmeedia, selline mõnusa reklaami, enda nagu brändi kujundamine ja enda brändimine on absoluutselt see kõige efektiivsem. Palju efektiivsem kui kuskil, ma ei tea, kuskil laadal või poes või poenurgas või ma ei tea, kuskil oodata kliente. Nii et kuidas tundub? Ma ei räägi siinkohal täna praegu nii-öelda sellest persooni brändingust, sest seda me oleme ka väga paljudel oma koolitustel teinud. Peamine persooni brändingus ongi see, et tea, kes sa oled, tea oma väärtusi ja tea, mida sa pakud ja loo endast tervikpilt ja see ei tohiks kogu aeg nagu muutuda. Nii et kliente praeguseks, tänaseks sul peaks olema 3 vähemalt. Esmaspäevaks peaks neid olema juba 5.
nii et ja just neid uusi kliente, eks ju, kellel sa teed kliendi numbri, nii et mõtle, ole loov, kasuta neid nippe ja pärast selle ma panin praegu üles videona, kuna teen seda päris hilistundidel reede või vastu laupäeva, aga tea, et siis küsi, kui sul on mingisugust muret. Aga peamine ongi see, et loo endast bränd, tea, mida sa Oriflame vallas siit promod, mis on see sinu põhiartikkel ja kuidas sa jõuad oma sihtgrupini. Nii et pane töösse, mõtle läbi, vaata oma Facebook üle veel või Instagram või kus iganes sa toimetad, vaata, kuidas sa saaksid olla efektiivsem. Loomulikult saab ka lihtsam, võib-olla mõnedele on siis näost näkku soovitusi teha, näiteks kutsuda wellness, Sirjega tegime väga toreda väikse wellness õhtusöök kaalumisega, et mõtle ise, kuidas sina uusi kliente nii-öelda kohale saad, tee enda kodus väikene wellness õhtu, kutsu inimesed oma nii-öelda Zoomi või oma Facebooki ja räägi neile. Räägi, mida sina tead, räägi, mis sind on aidanud. Räägi seda entusiastlikult, aga ära kõikidest asjadest räägi. Vali enda suund ja vali enda kliendid. Mõtle, millist klienti sa tahad ja päriselt usu mind. Sellised kliendid sa siis ka saad, sest sa teedki oma strateegia vastavalt sellele. Nii et mis muud? Mõtle läbi, pane pea tööle ja aruta oma siis partneriga, kes sul selleks kuuks on määratud. Tšau!